Tere tulemast kuulama Euronixi taskuhäälingut. Tänases saates osalevad Meelis Väljamäe, Indrek Sillast ja Eveli Johanson. Ja nagu eelmine kord lubatud, siis seekord me räägime uutest toodetest, mis meile on silma jäänud ja siin on nii mõndagi põnevat, mis meile on vahepeal müüki tekkinud ja minule on jäänud silma päris mitu kodumasinat, lisaks sellele, et on igasugused uusi digiseadmed, millest me varsti räägime, aga hakkame kodumasinatest pihta ja koristamisaeg, praegu tuuakse päris palju muda ja muud pärki tuuakse tuppa, eks ole, et selline vihmane aeg on ja vaatad aknast välja, siis vihma saab ka praegu aktiivselt, et Philipsil on uus kõik ühest tolmuime Aquatrio Cordless, mis on üsna suure hinnanumbriga ja näeb välja väga äge, et räägi Eveli sellest lähemalt, sina oled kindlasti sellele rohkem tähelepanu pööranud. Ja kindlasti, et ega siis need pesemise ja koristamise rõõmud ainult sügisega kaasas ei käi, et kui on lapsed ja lemmikloomad kodus, siis on nagu rohkem neid abilisi vaja. Aga Philipsil on üliäge mudel. Siin on nüüd 2 masinat saad sa korraga, et sul on nii varstolmuimeja kui pesija. Ja siin nüüd tulebki rõhutada seda, et see on pesija. Ta ei ole enam moppija. Ja vahe on siis selles, et tal on puhta veepaak, tal on musta veepaak ja siis peseval otsal ongi siukesed harjad all, millega ta küürib põrandat. Rullid, jah. Ma olen juba ise seda kasutanud ka. Vanasti olid need sellised pesevad tolmad olid meeletud suured, eks ole. Et tänapäeval siis on juba selline asi kakuga, et vanasti pidid seal juhet vedama ja mitu suurt seda veekonteinerit oli, eks ole. Et seal on ka, tal on musta vee ja puhta vee konteinerit, eks ole, on see varre peal. Mugav masin täitsa, et me siin tegime töö juures testi lausa, kus viskasime maha. Siin oleks mingit salsakastet ja natuke siis muna. Ei muna meil ei läinud, meil läks sinna mingi joogijogurt läks maha ja mingit pudi ja sodi läks veel. Ütleme nii, et ka jälle äärmiselt skeptiliselt võtsid aparaadi kätte, aga täitsa üllatus, et siis kui nägid, millised need rullid seal alguses välja nägid peale selle sogases ringi sõitmist nii. Aga see musta veepaak, see sai ilusti mustaks, puhta veepaak oli puhas ja tal oli väga, tõenäoliselt Eveli jõuab sinna kohta, aga see funktsioon, mis oli väga lahe, mida ma ise nagu kartsin, et kuidas sa pärast selle puhtaks saad kogu selle aparaadi, siis ta suudab ise rullid ära pesta. Väga lahe asi on see, et panedki sinna stokki tagasi, stendi, lükkad funktsiooni peale ja siis ta lihtsalt reaalselt peseb ennast puhtaks. See on küll nagu fantastiline. Ja, et sa ei pea nagu hakkama käsitsi pesema neid rulle, seepärast, et ütleme osad, kui siin nii-öelda koolituse lastagi üle sealt joogijogurtist ja mõnest vedelikust veel, siis need rullid ei ole kõige meeldivamad kätte võtta ära pesta, et see on nüüd lahendatud. Ja ülimõnusalt ongi just, et ma panen selle masina dokki tagasi ja siis on selline pesemisfunktsioon. Et loomulikult, kui need rullid on ära pestud, tuleks nad sealt alt ära võtta. Selles dokis on siis ka spetsiaalsed kohad, kuhu sa panedki need rullid püsti seisma, et nad oleks ilusti kuivad. Et kindlasti on oluline, see on kõikide pesevate masinate puhul, et masin peab olema kuiv, kui seda seisma jätad. Ja mina olen oma kodus testis oleva robotiga seda mitu korda teinud, ma peaaegu oma parketisega ära rikkunud, ma olen jätnud selle lapi sinna alla ja see ei ole üldse mitte hea asi. Ja siin ongi see, et see Philipsi varus nüüd seisab dokis, ehk siis tal on põhi all, et ei saa seda juhtuda, et kui sa ka unustad need rullid sinna alla, et see vesi tilgub sulle põrandale. Ja hästi mugavalt on see dokk üles ehitatud, et sul lähevad kõik lisaotsikud lähevad sinna, et alati on kõik saadaval ja samamoodigi siis selle peseva otsiku all on siuke äravõetav siuke kausikene, et sa ei pea kogu selle dokiga minema pessu, vaid saadki võtta selle kausi ja kui sinna on tilkunud seda vett, saad kraanikausi kohal ära puhastada. Tuleb loogiliselt ja siis eraldi 2 nagu vart on, üks on just see siis, kus on siis pesemise asjad küljes ja teine on siis see nii-öelda kuivalt tolmuimemise varuseks. Seal ongi niimoodi, et 2 vart on, et ma ei pea seda pesemisotsikut vahetama nagu enamus moppivatel masinatel, vaid vahetan hoopis seda mootori osa üleval. Ja nad seisavadki kenasti dokis niimoodi kõrvuti ja see mootori osa käib hästi lihtsalt niimoodi vahetada on mugav, et ma ei pea hoidma 2 käega kinni ja siis samal ajal seda mootori osa nagu üritama lahti võtta. Just, see mootori osa töötab nagu enamusel tolmuimejatel ka käsitolmuimejana väiksena, ehk siis sa saad autot puhastada või diivanit või mida iganes väikest, eks ole. Ja see tolmuimeja ots siis on samamoodi üli hea selle imemisega, nagu ikka Philipsile kombeks. Ja samamoodi on siis neid erinevaid väikseid otsikuid, et minu lemmikud on alati need turbootsikud, millega diivanilt kassikarvu kokku korjata. Just. See on ka olemas. See on loomulikult olemas. Väga hea. Ja aga aku on, eks ole, et üks aku on kaasas ja see seal doki küljes laeb, aga kui sa tahad, sa võid nagu teise aku juurde osta ei lae doki küljes.
see on selle aparaadi eripära. Tal on juhe taga. Jah, just, et tal on, selle aparaadi läheb juhe külge, et tal sellist laadimistokki pole. Võimalik, et see on seotud sellega, et tal on vesi juures, et äkki nad ei julge seda dokki panna, et mõni lähed sinna, lähed paagiga, äkki juhtub, veega ikkagi juhtub, on ju, et kallad kogemata kuhugi doki peale või midagi, et siis võiks seal midagi juhtuda, et siis äkki sellepärast on tehtud, et jäetakse minul ei ole see variant isegi meeldib, et ma saan võtta selle aku ja panna ta laadima ükskõik kuhu, et võib-olla mul see tolmuimeja seisab kohas, kus mul ei ole pistikut. Siis ma ei ole nagu sunnitud panema seda dokki sinna, kus on pistik, ma saan panna ta kas või selle trepi alla peitu. Mina kasutasin, kui ma proovisin ühte Tehvali sellist sarnast mopiga tolmuimejat samamoodi, et kuna mul ei olnud teda kuhugi permanentselt niimoodi panna laadima, siis ma võtsingi see laadija, võtin aku küljest ära ja panin aku laadijasse, eks ole. Ja mina kasutan täpselt samamoodi, et mul ei ole pistik seal, kus on tolmuimeja. Just. Et see on, ja siis loomulikult standardne 25 voldine aku, nagu tänapäeval kangematel tolmuimejatel vaartel kõigil on, eks ole, ja loomulikult see tsüklonotehnoloogia, mis tähendab siis seda, et kui sul hakkab paak täis saama tolmu, siis ta ei vähenda võimsust. Ta ei umist ära sellega, jah. Et see on ka, ja tööaeg ka, eks ole, tolmuimejana turborežiimis 25 minutit ja tavaline režiimis 45 minutit, mis ka sellises ajaruuduse toa jaoks piisab, eks ole. Seda on rohkem kui küll, jah, kui sa ei hakka tegema mingit suurpuhastust. Ja märjana siis ka kuskil sinna, ma küll ei näe, et siin kirjas oleks, aga kui ma mälu 25 minutit on pesurežiim. Väga äge masin, et jällegi me oleme siin korduvalt rääkinud sellest, kuidas need juhtmega tolmuimejad kaovad minevikku ja siiamaani see pesev tolmuimeja oli ikkagi juhtmega, et nüüd on nagu ka see Kärgseril on küll ka akuversioon, aga jah, seal ei olnud seda tööl. Ei ole see, et on ainult peseb või ta ainult peseb, jah. Aga sellist 2-1 nagu on väga vähe. Ei ole ennem nagu näinud küll ja samas siis see ei olegi tegelikult hinna poolest ka kallis, kui sa saad tegelikult 2 masinat. Absoluutselt. Ja aku on sul vahetatav, samamoodi neid rullikud on juba eraldi müügil. Esimene see pesemisvahend on tal karbis kaasas, neid saab ka pärast juurde osta. Et kindlasti siis peabki vaatama ka seda pesuvahendit, mida kasutada, et see peab olema ikkagi spetsiaalne masina pesuvahend. Et veerid sisse ei pane. Aga jah, selles mõttes, et universaalne, et ei pea otseselt olema Philipsi oma, aga mis on masinale mõeldud. Aga võis kasutada ka erinevad pesuvahendeid. Peasid nad lihtsalt väga ei vahuta. Ja teine on see, et kui ikkagi parketi pealt lastet vaatama, et see oleks parketile sobiv, kuna kõik ei ole, eks ole. No see on tegelikult poes põhiküsimus alati, kas parketile sobib või mitte, aga siin kohas tegelikult, kuna need kõik nii moppivad masinad kui pesevad masinad jätavad alati ju mingi niiskuse maha, siis siin kohas pead nüüd kas ise siis testima või siis oskab sinu nii-öelda põranda materjali tootja paigaldaja oskab sulle siis nii-öelda nagu lubada, et seal võib teatud mingi osa niiskusest maha jääda, sest parketile tavaliselt see niiskus ju liiga ei tee, kivile on ta ideaalne asi, kõik muud niiskused plastikkatematerjalid, aga kõige hullem on on laminaat. Laminaati on ju tegelikult nii palju erinevaid, aga laminaadi servad kipub igasugune liigne niiskus ikkagi lõpuks üles painutama. Nii et just. Ja tegelikult on ju see, et laminaadiga siiamaani, kui siis masini tulemus ei olnud, enamus inimesi lasid kodus ikkagi niiske mopiga üle selle. Jah, mopiga ikkagi ja samamoodi teeb ta ju ikkagi põranda niiskeks. No seal on nii, et vaata mopis sa väänad suht kuivaks, aga mida ma ise seda aparaadi proovida sain, siis seal oli see, et kui sa liigud otse edasi-tagasi, siis ta nagu võttis põranda ilusti nagu sükseks, suht kuivaks ikka ära, et oli tulemus väga, mopilik tulemus, aga kui sa keerad, siis ta jätab rohkem vett maha nii-öelda, siis pead kas selle kohe uuesti üle käima, või siis lihtsalt, nüüd me sai tohi sinna maha jätta sinna, eriti kui ta on sukses laminat põranda peal, et see asi oli, et nagu manööverdada. Aga kas sa tead, et põrandad peakski pesema alati pikku lauda, niimoodi pikki pidi, et sa ei tohigi teha neid keeramisi sinna vahel, et ei jääks jälgi? Vaata, see on nagu mugav, tahad ikka manööverdada. Otse, samamoodi on tavalise mopid alati. Tegelikult on ju see, et see niiskusaste on silmaga näha, et kui ta tundub ikkagi, et ta läigib liiga palju, siis lased kuiva üle. Siis oleks vaja üle lasta ühe korra. Just, aga ei väga äge masin, et 860 € maksab ja tegelikult, nagu ma ütlesin, asendab mitut seadet, et selles mõttes võtab jällegi vähem ruumi, eks ole, kui muidu peaks olema 2 masinat, üks võtab tolmu ja teine peseb. Väga mugav. Kui me juba tolmuinadest rääkisime, siis 2 tolmuinat on mul veel silma jäänud. Üks neist on Boschi masin, mis iseenesest jäi mul silma 2 asja pärast. Et esimene asi on see, et suhteliselt soodsam 400 €, aga siis nad on teinud järgi Tehvalit, ehk Tehval oli esimene, kes tegi sellise painduva varre, millega saab siis voodi alt ilusti võtta, eks ole, või kapi otsast või kuskilt. Ja Boschil on nüüd samasugune painduv vars ja erinevad otsikud, millega saab siis kuskilt niimoodi kõrgemalt või madalalt kätte. Ja teine asi, mis on
erinev, siis see, et tal on Power for Alliance standardi aku, mis tähendab seda, et see on 18-voldine aku, mis ei ole nii võimas kui nendel Tefali või Philipsi, millest rääkisime, aga tal on aku, mis töötab ka kõigi Boschi tööriistadega. Ja teised brändid olid ka seal, kus ja teised brändid olid ka, et seal Power for All Alliance'il on hunnik liikmeid, enamus neist on minu jaoks tundmatud 2 tükki, keda ma veel teadsin, lisaks Boschil oli Gardena, kes teeb aia asju ja Husqvarna, kes teeb ka selliseid tööriistu, eks ole. No kohe raudselt leiab kuskilt mingi adapteri ja saad sinna Makita aku ka alla panna. Just. Erinevaid universaalid asjad üheks, aga jah, lõpuks on see, et sa saad tööriista akut kasutada, mida tihti kodus võib sul ollagi päris mitu ja võtad garaažist, paned järgmise külge ja käid oma auto ja garaaži põranda või toa põranda üle, siis sa enam selle aku tööaja peale üldse ei mõtle, et vahet pole, mis võimsusel ta töötab. Tegelikult on ju see, et see näitab seda Boschi tugevust, et ta toodab nagu mitut erinevat asja hästi, eks ole, ta on väga tugev kodumasintootja kogu aeg olnud ja ka väga tugev tööriistatootja kogu aeg olnud. Ma tean, et siin teistel tööriistatootjatel on ka olemas tolmuimejaid, aga need enamasti ei küüni nagu samale tasemele, kui on nagu päris tolmuimetootjad. Bosch on selle koha pealt nagu eelisseisus, aga jah, huvitav on see, et see on esimene selline standardakut kasutav või selline ka teiste seadmete juurde kasutav aku ka tolmuimeja, mis on siis nagu jutumärkides päris tolmuimeja tootja oma. Kes aastaid tolmuimejaid teinud, eks ole. Pigem on vahetatavad akud ja tööriistadel oma vahel olnud siiamaani vahetuses, et saab kasutada. Ja et selles mõttes soodsam ja huvitav tolmuimeja, kui ta on Boschi tööriist siis, või mitu, siis tegelikult tasub või Husqvarna või Gardena mingisugune aia asi. Kui on juba aku tulemas. Just, siis tasub seda kaaluda. Kolmas tolmuimeja kiirelt veel, mis mul silma jäi, on Ecovaxi T-Bot X1 Omni robot tolmuimeja, millel on siis samamoodi selline, ta on pesev, eks ole, ja tal on siis need puhast või sellised seda pesu asja puhastav dokk, eks ole, nagu ma aru saan. Oma silmaga päris veel katsuda pole saanud, sest nii uus on veel, aga jaa, see ongi see, et see on siuke multifunktsionaalne, et ma ei pea kogu aeg teda hooldamas käima. Et kui muidu on ju see, et robotil tuleks kanister alati tühjaks teha ja samamoodi pesevatel robotitel või siis moppivatel robotitel sa pead alati neid moppe pesema, puhastama, vett juurde lisama, aga siin ongi see, et ta ise täidab uuesti ennast veega seal nii-öelda stationis ja samamoodi ta peseb üle oma mopid, enne kui ta järgmist ringi läheb tegema. Ja lisaks siis ma saan aru, et ta tühjendab ka seda seda muidugi, tolmu võtab ka muidugi ära. Et Sakol on ka uus selline, mis peseb siis seda harjaseid ja seda moppi, aga tema ei kogu siis tolmu kokku, et selle pead ikka käsisse puhastama, eks ole, et sellel T-Botil on siis olemas mõlemad, kõik 2 ühes, eks ole, eriti mugavsüsteem, hind on ka vastav, eks ole, 1400 €, aga mugavus on see, mis tegelikult siin ju määrab ja ma arvan, et selline, see ongi tegelikult sellist robotite tulevik, et sa peadki aeg-ajad valad sinna vett ja tühjendad seda kanistrit ja sa tolmu oma ka, et sa ei pea sellega tegelema iga päev, eks ole, et see on nagu see point seal. Roboti autonoomsuse mõte tegelikult üldse, et see, et sina pane lihtsalt programm peale ja unust ära, et taustal käib kogu aeg see töö, et tegelikult ju suund ja lõpuks ju sinna peakski olema, et sina väga tähele ei pane, kas kuna mida sul kodus tehakse, vaid tuled koju. Koju on tehtud. Maagiliselt on ise puhas. Just, kõik on ilus ja puhas, aga just see, ma vaatasin ka nüüd seda, et ta peseb ja kuivatab lausa ära need mopid seal all, mis on tõesti erinevused. Siit tulebki see, et ei tohi jätta märjaks neid moppe. Et tootja on juba aru saanud. No tegelikult juba see mopi pesemine on ju hea funktsioon, sest kui sul on 70 ruutu elamine, korter, väike maja, siis tegelikult ega su ühe mopiga ju seda elamist üle pesta ei saa. Kena oleks vahepeal ära pesta. Sa pead ikka pead vahepeal pesema ja kui robot seda ise taipab teha või need rullid puhtaks pesta, siis see on ju veel eriti suur pluss, et siis on su purandad ikkagi puhtad, mitte nii, et koridorist kaasa võetud mopi mustus ei ole elutuppa kaasa saanud või sealt, kus sul robot alustab, on ju selle pesemise, et kui koridor on viimane, kuhu ta minna saab või kuidas ta oma seda alakaardistanud on, et aga kui ta koridorist alustab, ikka satub midagi maha, mida sa kogu tähele ei pane, selle mustuse sinna magamistuppa voodi, et ta ka maha veel sätib, siis siinkohas on see pesemise funktsioon, ise pesemise funktsioon on küll väga hea asi. Ülimugav. Ja muidugi, et see, et ta peseb, puhastab oma seda kanistrit ja moppet, ega ta on seal juures ka väga hea võimsusega tolmuimeja. Et väga korraliku nii-öelda tööga ja samamoodi kaardistamine, et ta on hästi täpne. Et see on ka oluline. See on nagu just see, mille poolest nagu need uuemad tolmuimejad ja robotid siis nagu on paremad kui vanemad robotid, eks ole, see imemise efektiivsus ja see kaardistamise täpsus, et ta ei käi suvalisime tuba ringi ja mõtlema. Järjest täpsemaks lähevad. Uutel paberkaardid.
või nutikaardid, vanadel polnud üldse kaarte, siis jooksime tuba ringi ja kuidagi sai aru, et nüüd on nagu enam-vähem tehtud. Ja. Aga üks lihtsam väiksem asi, mille peale ma mõtlesin, et äkki mul omal võiks seda asja vaja olla, on Peureri soojenduspleed ja tegelikult see ei ole nagu selles mõttes uus asi, ja soojenduspleed on olnud aastaid. Aga see on, nagu mina olen aru saanud, on kergem ja õhem kui vanad. Neil on üldse uus tulemine nüüd seoses selle nii-öelda küttekriisiga. Et ei küta mitte tuba, vaid kütad ennast. Just, kütad ennast. Individuaalne kütmine. Ja sellega ongi see, et Euroopas juba hakkavad otsa saama need soojatooted, soojapleedid, soojatekid, soojalinad. Et selle mõte on siis see, et kui ma kütet enam nagu nii-öelda peale keerata ei saa või ei jaksa või ei raatsi, siis ma saan näiteks kas või magama minnes panna selle soojalina voodisse, 15 minutit soojendab ta mul voodit ja mul on soe voodi, kuhu minna. Just. Et sellepärast, et magada me tahaksime jahedas toas, aga soojas voodis. Et siis see variant. Ja materjalid lähevadki järjest kergemaks ja samamoodi ka lihtsamini puhastamine on lihtsamaks tehtud, et kui ma seda ikka ümber keha nagu hoian, siis ma tahaks teda aegalt puhastada ka. Ja et siin on ka, et eks ole see vooluadapter nii-öelda käib küljest ära ja siis sisu on pestav 30 kraadi juures pesumasinis, eks ole. Nii, et ikka tahaks üle pesta, kui sul on nagu vastu keha või samamoodi need nii-öelda soojalinad ja soojatekid, et kui ta on seal päev otsa voodi peal, lapsed võib-olla veits hüppavad ka seal peal. Et ta kile ümber. Jah, kile. Hästi soovitan. Elektriseade ja kile sees. Ei ole vist väga mõistlik lahendus. Aga jah, et siis loomulikult on tal igasugust turvasüsteemid nagu elektriseadmetel kombeks ja automaatne väljalülitus 3 tunni möödas umbes, et see ei ole täpselt 3 tundi, aga siia sinna ja 6 temperatuuri astet, eks siis saab väga soojaks või vastupidi. Ja kui palju parasjagu vaja on, et arvestades seda kütteperiood nüüd hakkab pihta ja mine tea, kas raatsib üldse kütta, et siis võib-olla saabki niisuguse linaga endale teha selle voodi soojaks ja samamoodi miks mitte ka telekat vaadates, et saab mõnusalt niisugune sossu olemise diivani peale endale tekitada. Üks asi, millest ma veel tahtsin rääkida, mis lihtsalt minu orbiiti jõudis selle pärast, et ta väidetavalt on üllatuslikult ülipopulaarne, on Dysoni uus Airwrap Complete kõik ühes föönkoolutaja. Jaa, aga selles ei olnudki tegelikult üldse kahtlust, et ta hästi populaarseks muutub nii nagu need. See maksab 750 € ja väidetavalt see ostaks rohkem, kui arvut paskas. Ja sellepärast, et esiteks ta on need lokid, mis ta teeb, need on nagu üliilusad. Ennem ei olnud või? Ei, ennem ka olid, aga see on kõikidel Airwrapidel. Nüüd on muutunud ka selle koolutaja osa pikkused, et sul valida oma juukse pikkusele. Sa saad valida kas lühema või pikema, ongi 2 mudelit. Et kui sa selle lühem ostad, siis pikki juuksed ei kasvata. Ja ennem oli ju 2 varianti, ennem oli kas long või oli siis see lühike versioon. Muidugi, okei, siin on nüüd siis mõlemad korraga kaasas ka. Et sa saad teha nagu rohkemaid soengud erinevaid ühe sama masinaga, tal on otsikud natuke rohkem kui enne. Nüüd on siis see, et julgelt võid kasvatada ka juuksed pikemaks. Jah, nüüd saab kasvatada. Nüüd saad ikkagi ka siis sama masinaga saad pikemad juuksed ilusti ära koolutada. Et ühesõnaga Dysoni selline legendaarselt hea koolutaja ja nüüd on ta siis ta on lihtsalt uuenduskuuri läbinud ja ta lihtsalt ongi see, et ka praegu ma ei näe ühte käsja, mille lind nagu sootsamaks läheks. Üks asi, millele mul veel pilt peale jäi, mis tegelikult ei ole ilmselt uus toode, aga minu jaoks nõus, kuna ma olen märganud, on KitchenAidil on tegelikult hästi palju neid klassikalisi mikseri, mida me näeme absoluutselt kõigis kokasaadetes, eks ole, KitchenAidi mikser. Ja neid on igas värvis, nad on just, ilusad. See ongi, et need on hästi palju erinev välja, nende enda see kaubamärgi värv on punane, eks ole, hästi palju punasseeriad, aga siin on nagu siuke mintroheline või mündiroheline mikser, millel on siuke vasest või ongi tangi vasest. Pronks, aga vaskdisainiga pott või see anum. Sest eesti keeles õige sõna. Et selline värvide kombinatsioon ja neid anumaid saab, eks ole ju osta erinevaid. Seal on nagu igasuguseid värve klaasist ja metallist ja värvi erinevused on väga suured. Meenutab sellist profi kööginõud, vasest nõud. Tegelikult ongi profi kööginõud. Ja KitchenAid iseenesest ongi, et ta on küll nii-öelda kodus kasutamiseks, aga tegelikult on ta ikkagi täiesti profi jõudlusega. Aga siin ongi pigem see, et see disainiga on, selle vaskkausiga ongi loodud natuke veel nagu high-end köögi mulje. Just, et mulle ta jäigi, mul tavaliselt ma olen näinud neid KitchenAidi masinaid nii meil siin e-poes kui päris poes ja igal pool inimestel kodus, aga see nagu isegi sulle hakkas silma. Isegi mulle hakkas silma, sellepärast ma siia välja tõigida, et midagi jälle sellist erilist. Siin peab nüüd teadma, et seda kaussi näiteks erinevalt paljudest muudest kaussidest, seda nõudepesumasinasse panna ei tohi,
seda pestakse väga hoolikalt, samamoodi peale pesemist pead sa selle ära kuivatama, aeg-ajalt pead sa poleerima seda, et ta jääks nagu selliseks ilusaks. Kas see on selle konkreetse kausi selle konkreetse vaskausi, jah. Okay. Ja siis vask muudab ju värvi ajas. Sa võid osta mingi muu kausi ka masina. Ja selle lihtsalt hoiad siis seal niimoodi köögikapi peal, et kõik näeksid, et sul on siuke äge disain kodus. Disaini element on ta loomulikult. See ongi see, et sellepärast ju tegelikult mul pilku kuuldiski, et see on disaini element. Jõulud on tulemas, nii et kapi peale ilu vaja on, siis on kohe kingi kui on veel ruumi. Jah, just. Et kui vana KitchenAidi saab eest ära, siis saab uue ilus asemele. Õnneks KitchenAidile saab neid juppe osta nagu 10 aastat peale seal masina ostmist ka veel, et saad seda kausikest vahetada. Ja kui me nüüd siit vaikselt liigume selliste kodumasinatest digiseadmete poole, siis ühendame need 2 korraks kokku ja räägime sellest, et on olemas ka, ja nüüd meil on valikus siis Xiaomi nutikad kodulooma, üks on siis toitja ja teine on siis joogianum, millele saad siis panna programmi peale ja ta annab sulle õigel kellaajal su koduloomale vajalik koguse toitu ja vett, eks ole. Ma just mõtlesin, et minu kass ilmselt õpiks seda äppi kasutama ja hakkaks sealt ise ja toitu juurde panema. Kassil on oma telefon, oma äpiga. Ilmselt küll, et hull timmimine käib. Seal on ütleme, kellel on, praegu on lemmikloomadel väga tihti see nii-öelda ülekaal on probleemiks. Siis saab väga täpselt välja arvutada või tegelikult juba ka arst annab sulle teada, palju sa võid selle loomale süüa anda. No selle jaoks tegelikult mõelda ongi, eriti kui sa ise nagu kodust ära lähed ja sa tead, et loom tahaks vahepeal süüa, siis sa paned ta seda kaussi täis ja siis oota, et äkki ta nüüd... Ja ega nad ei armasta seda seisnud. Äkki sööb portsjoni kaupa ise. Võib-olla. Et saab aru, et täna on ainult see 50 grammi. Et see on väga, väga mõnus ja just ka inimestele, kes käivad tihti kodust ära. Minul on kassiga tihti peale niimoodi, et ma palun sõbrannat ja siis ma palun naabrinaist ja kes siis käivad paitamas mu kassi ja käivad siis toitmas ka, et ikkagi on hea, kui sa tead, et sul on olemas see masin näiteks ja siis sõbranna aegalt ikka käib ja paitab teda. Nüüd saad lihtsalt siis kassile telefoni ja äpi teha. Ja äpi installida. Vaibuslimas tekkis mingi selline kooslus, et kui see masin on kodus ja siis on see Samsungi külmkapp, mis juhib nutikodu, eks ole, kus on see ekraan, on külmkapi peal ja see veel ka vastad võitab. Miks on seal külmkapi peal käpa jäljed, sellepärast kas süüa saad? Kas tahtis süüa? Et selles mõttes huvitav see tähet, kui sul tõesti tahad nagu ikkagi seda nii-öelda portsjon kontrolli oma koduloomale või siis see, et sa pead tõesti olema nagu paratamatu kuskil paar päeva eemel ja ei taha oma looma nälga jätta, siis see masin annab talle täpselt nii palju kui ette nähtud. Ja siin on ka see, et see esiteks see toidujagaja laseb alati selle uue nii-öelda värske toidu sinna, kuivtoidu loomulikult, et kuivtoit käib sisse ja veemasina puhul ta siis filtreerib seda vett, mis ta sinna kassile ette või koerale ette laseb. Et see on ikkagi vesi on alati puhas. Et siuke seisnud vesi, mina tean, et minu kass isegi joo seda seisnud vett, et joo ise kui tahad. See masin ju ise filtreerib lauda ja pideva peale vooluga, ehk siis see, et see vesi ei lähe elama seal. Jah, värske vesi kogu aeg. Just, ja mõlemad masinad on siis äpist juhitavad ja saab panna endale paika, millal ta sul täpselt loomale seda... Et see on tihti peale on vajalik, kui arst on ette kirjutanud selle nii-öelda toitumise loomale. Et muidu ma peaksin ise kogu grammi kaupa kaaluma, kui ma kassile annan. No ütleks seda masin. Võib-olla üks asi, mis mul jäi veel kahe silma vahele. Schlosser, kodumasina tootja või pliidi tootja, mida väga vähe teatakse, aga nende leivanumber on see, et nad teevad kitsaid ahjusid ja pliitiplaate. Ja see on ka siis 3 pinna või 3 kütteelemendiga 45 cm laiune, et kui standardgaasi pliidiplaat on, eks ole, 60, mõni on ka 90 ja siis need kitsad doominod on 30, eks ole. Siis see on selline vahepealne, et kui sul 60 ei mahu, aga tahaks rohkem ruumi, nad teevad ka 45 laiusega ahjusid, eks ole, et selles mõttes nagu selline väga eriline, et ühelgi teisel tootjal eriti nagu ei ole valikus selliseid asju ja see on sellepärast eriline, et Schlosseril on neid kitsamaid pliidiplaate ka varem olnud üsna palju, aga see on valget värvi. Ehk siis ta sobib nagu sellist disainkööki ideaalselt, et ma pole sellist kitsast valget varem, meie valget on varem olnud, aga sellist kitsast ja valget ma pole varem näinud. Kitsad on olnud, aga kitsast valget ei ole tõesti olnud. Et see on nagu selline asi, mis mul jällegi silma jäi, kui disaini element, kui sa tahad nagu teha stiilseid kööki ja sul on vähe ruumi seal, siis sellise kitsama pliidiplaadi saad ka nüüd valgena osta. Kui me läheme siit edasi, vaatame üle korraks mõned toolid, et on meil, pidevalt on meil olnud valikus päris häid mänguritoole, aga mina olen ühe sellise omale koju toonud ja kiidan Elite'i oma siis nüüd on meil olemas ka selline väga hea päris kontoritool selles mõttes siis, et tal on selliseid mänguritoolide logosid on vähem peal, tal on selja taga on siis võrk, mis laseb kehal hingata, One XG300 on selle mudel ja 200 € ta maksab ja lisaks on siis
peatugi on hästi palju reguleeritav ja siis alaselja tugi on hästi reguleeritav, mis on hästi oluline. Ja loomulik tavaline on see, et tal on ka käetoed, on kõrgemal ja madalamal lastavad. Ainuke asi, mida soovitakse juurde osta, mida ma kodus tegin, on see, et Eliidi siis sellised kummirattad siin juurde, eriti kui see parketi peal liigub, et need plastikrattad, mis enamus toolide komplektis on, tegelikult ei ole head, et nad kipuvad parketi või sellist ka laminaati lõhkuma, eks ole, et minul ikka ennem kui ma selle peal tulin, et võiks ära vahetada, jõutis mul ikkagi natukene kuluda see üks koht. Teine variant on jah, on ju olemas need kontoritooli alused, sükesed, need suht koledad. Need tegelikult suudetakse ka lõpuks läbi kulutada. Mina küsisin ka meie tootjuhi Janni käest, kas meil on mõnda sellist alust ja siis tema ütles mulle, et miks alus osta rattad ja ma olen väga rahul selle rattast ostuga. Ja nüüd, kui sa tahad osta neid rattaid, siis sa ei pea enam ostma tavalisi valgeid või läbipaistvaid rattaid, või nüüd on olemas ka RGB valgustusega rattad. Et kui sa oled ikkagi mängur või lapsed on mängurid, siis liiga vähe on meil RGB lingi kodus, siis nüüd on see, et kui selle tooliga liigud, siis rattad vilguvad, et muul juhul on seisvad paigal, ei tee valgust, aga siis liikudes nad annavad siis sellist värvilist valgustust. Ja siis see laps lasebki selle tooliga edasi-tagasi selleks, et need valgust muudkui laseks. Nüüd on järgmised need streamimisvideod, mõtled, miks nad kõik siiberdavad seal arvuti taga edasi, sest rattad teevad valgust sel hetkel, et siis on nagu ilus bling on jälle ratta küljes ka, et sest kuna LED valgus on ju kogu arvutimaailma või mängumaailma nende detailide juures ääretult oluline ja efektne, et siis nüüd siis on lõpuks toolirattaste peale saanud ka valgustuse peale. Täpselt. Aga nüüd me liigume edasi sellisest asjade poole, millest me oleme siin varem rääkinud, erinevad akusüsteemid ja selline backup, et Eveli, sina elad majas, eks? Ei, ridakas. Ridakas, siis sul on veel suhteliselt hästi või salvast ridamajas. Aga eramajas on ju see probleem pidevalt, praegu on eriti, kui meid siin ähvardatakse elektrikatkestustega ja tegelikult mina, kelle mu vanavanemad on aastakümneid elanud sellis maamajas, kus ikka vanadel headel aegadel või vanadel kehvadel aegadel, kus keegi võtab kadus elekter tugevama äiksetormiga ikka kogu aeg ära just, siis generaatorid ja siis akusüsteemid on hästi olulised. Nüüd on EcoFlow, kellest me oleme varem siin rääkinud, tegelikult on ka meie valikus nüüd siis selline klassikaline, muus mõttes klassikaline generaator, et sinna käib bensiin sisse ja ongi bensiiniga, mitte diisliga. 4 liitrine, just. Ja siis ta laeb kas siis seesama EcoFlow akupankasid, akusüsteeme või siis otse saad sinna mingi seadme külge panna. Erinev siis lihtsast generaatorist on see, et ta on nutijuhtimisega saad täpselt reguleerida, palju ta sulle voolu välja annab, mis ajal ta seda välja annab ja nii edasi. Ehk siis selline nutikas generaator ja lisaks mina olen ehituspoodides erinevaid elektrigeneraatorid näinud, kõik on ülikoledad. Hästi suured on. Aga see näeb nagu ikkagi ilus välja ja sobib väga hästi sellisesse garaažialusesse, modernsesse. Ja ülikõvasti mürisevad, sest ma arvan, et meil on maal on see diisliga. EcoFlow väidab ka, et see on hästi vaikne, ise ma pole kuulanud. Ja lisaks on siis 2 erinevat EcoFlow River ja River Mini akupangad, mis on siis, või akusüsteemid, me pangaks nimetada ei saa. Kaaskantavad, ühel on 576 vatt-tundi ja suudab pakkuda kuni 1800 vatti võimsust ja teine on miniversioon, on natuke poole väiksem, eks ole. Ja mõlemad siis saab sinna külge ühendada EcoFlow päiksepaneeli, mis 200 vatti, nagu ma mälu mind võtta, päris korralikult laeb ja lisaks saab neid laadida autolaadijast või tavalisest võrgupistikust, nii et kui sul nagu vool ära peaks minema, siis nagu need on need lahendused, mis ka tegelikult sellist maamaja suudavad päris hästi töös hoida. Ja aga siin peakski nüüd tähele panema, et see akupank peaks olema täis laetud selleks, et käiks, kui elektri ära läheb. Või siis peab olema see generaator kõrval, eks? Millega? Generaatori mõte on ikkagi pigem see, et näiteks kas või seda katlamaja või seda hoida nagu nii-öelda töös. Jah, see saab päris palju, tegelikult on ju 1,8 kilovatti annab välja kuni 32 amprit, et tegelikult on sellel väiksel generaatoril on ikkagi jõudu, on ütleme sellise basic, kui kodus saad ikkagi kõik, kui see on oma maasoojuspumbad ja niisugused, saad sellega kõik ilusti tööle. Jah, nad pigem vajavad seda käivituseks. Sest okei, seal küünapalgel sa võid ju võileiva kodus süüa, aga kui sa elad kuskil maamajas talvel tormi sees ja sul on järgmise päeva hommikuks on toas juba 6 kraadi või -6 kraadi külma, võtta see läheb nagu keeruliseks, et kui sul voolu pole, siis tegelikult see sama pisiki vidin hoiab sul kogu selle nii-öelda soojas hoidmise funktsiooni hoiab majas nagu tööl, nii et see on selle generaatori puhul oluline, et tal on 4-liitrine paak oli küljes ja töötab jutti sellega täiskoormusel 3,5 tundi. Nii et tegelikult ei ole väga hullu tarbega ka, nii et väga hea aparaat tundub see. Ja kui siin ähvardatakse nende elektrikatkestustega, pidevalt ikka loed jälle kuskil ajalehe pealkirju,
et järjest rohkem on tõenäoline, et need tulevad, et siis võib-olla oleks mõistlik niisugused asjad kodus hoida. Absoluutselt, et ja mitte ainult maal. Selle siia sisse tõingi, sest et see oht, et see mingisugune elektrikatkestus võib meil tulla, läheb järjest tõenäolisemaks. Vanasti tundus niisugune ulme. 21. sajandil. Pigem jah, et mingi kellegi halb nalli siuke, aga jah, praegult paraku nii on. Räägime natukene veel elektrit tarbivatest seadmetest. Üks neist on kodune meelelahutus ja näiteks soundbarid, et mina juba pikemat aega mõtlen, et võiks oma teleri kõrvale mingi sellise osta. Kuidas teil on, kas te kasutate mingisugust lisavidinat? Tead, meie kodus juhtus niimoodi, et meie kodukinosüsteem koos issand 4-5 kõlariga läks garaaži puhkama ja nüüd meil ongi soundbar ja okay. Siis see sellepärast, et lihtsalt võttis liiga palju ruumi ja ta võttis liiga palju ruumi ja juhtmed olid ja need vanakooli, jah, tegelikult ongi just soundbar eelis ja JBL-il on nüüd terve hulk uusi soundbari, kõige lihtsamast selles, mis käib teleka peale, kus ei ole, või teleka alla ette, kus ei ole siis eraldi bassikõlarit, siuke hästi lihtne, uus põlvkond parema heliga ja siis terve hulk selliseid erinevaid bassikõlariga variante, loomulikult bassikõlarid on kõigil juhtme vabad tänapäeval, aga kaks, mis mulle nagu eriti huvi pakkus, on siis üks peaks kohe, tegelikult mis on jah, nüüdseks juba mõlemad kohale jõudnud, kohe nad on nii uued. Homme on Tammsaarel saab vaadata ka seda uus paar 1000 Prod. Just 1000 Pro ja teine on siis 800, mis on sellest natuke lihtsam variant, et mõlemal siis on see, et neil käivad samamoodi nagu JBL-i eelmistel kallimatel mudelitel, kõlarid käivad, on laetavad, käivad küljest ära ja saad nad panna siis selja taha. Et tekitab päris sellist surround heli. Aga milles ongi nüüd vahe on see, et erinevad eelmistest põlvkondadest on sinna tekkinud siis soundbaril endale on tekkinud need üles suunatud kõlarid Dolby Atmose jaoks, parema heliefekti jaoks ja ka nendel tagumiste kõlaritel on nüüd kahes suunas suunduv heli. Ehk siis tegelikult on tehtud veel paremaks ja loomulikult nagu ühel tänapäevasel soundbarile kombeks või kõigil nagu võiks olla, on see, et tal on siis absoluutselt kõik, või mitte päris kõik, aga enamus selliseid nutiplatvormid tugesid, et tal on Apple AirPlay tugi, tal on Google Chromecast ja Alexa multiroom on ka, nii et tegelikult ükskõik mis, ja loomulikult Spotify Connect ja muud sellised asjad, nii et ükskõik kus kohas sa oma muusikat kuulad, siis lisaks selle, et sa filmi vaatad, eks ole, lisaks on tal ka siis need helilahenduste, juhtmevabate streaming lahenduste tugi ja erinevalt paljudest teistest on ka 4 HDMI pesa, nii et kui sul on telekal vähe pesasid või sa tahad nagu kogu oma süsteemi sealt läbi lasta, siis tegelikult on neid piisavalt, et vanasti oli see probleem, et võib-olla neid osad ei olnud piisavalt palju. Ja üks soundbar, millest ma veel mida ma tahtsin veel puudutada, on see, et ma siin mõni saade tagasi rääkisin, kui ma käisin Saksamaal IFA-l, et Samsungil oli seal, näitasid hästi kitsast, hästi pisikest, väga stiilset soundbari, mis tegi väga head häält ja see on ka nüüd müügil, et see on S800B on mudel, 749 eurot maksab, et on tõesti selline väga-väga stiilne ja tema eriomadus on veel see, et tal käivad siis sellised erinevad värvi raamid ümber, et kui teil on ostetud või plaanis osta Samsungi Frame teller, mille käivad need erinevad telleri raamid, siis saab samas toonis osta ka sellele soundbaril raami samat värvi ja ta on siis selline ühtlane harmooniline komplekt, et üllatavalt head häält teeb, arvestades sellega, kui pisike see soundbar on. Mina olin nagu üllatunud, kui ma seda heli kuulsin. Tahtsid öelda midagi, Indrek? Ei, ma just tahtsingi kiita seda hästi väikest ja seda kompaktset disaini, et kuna väga paljudel telekatel on jalad või siis alused on ette muutunud ülikompaktseks, telekas istub hästi vastu lauda ja kui sa lähed poodi, valid sealt klassikalist soundbari, küll tahaks, aga siis mõtled seda, kui palju ta sul nüüd otse vaadates selle teleri pilti ära hakkab varjutama, siis see soundbar, nüüd see Samsungi oma see õhuke on tegelikult ikka tõeliselt ideaalne lahendus selleks, et tal on kordades parem heli, kui on teleril endal, aga samas ta on nii üliminimalistik seal teleka ees, et sa näed isegi üle kõige madalama jala näed ilusti teleri pilt, et ta ei jää segama ega varjamiselt kuidagi. See on nagu väga lahe on see disain. Ja paar asja, mis on veel nagu tegelikult, millest me oleme rääkinud, mis on nüüd nagu päriselt olemas või vähemalt päriselt tellitavad, üks nendest on iPhone 14 Plus, mis on nüüd siis saadaval, vist on ka juba kohal, eks? Eile saabusid mingid, jah. Just, ehk siis suur ja soodne iPhone või soodsam kui Prod, eks ole, suure ekraaniga mudel ja tegelikult on tellitavad ka uued iPad 10, mis on küll märgatavalt kallimad kui eelmised iPad, soodsamini nagu iPadid ja tegelikult ka uus Apple TV ja Apple TV-del on veel see, et tal on 2 versiooni, ühel on siis päris füüsiline võrgupesa ja
Fred raadio, ehk siis ta töötab tulevikus Matter, millest me oleme palju rääkinud, Matter nutikodu standardi keskpese seadmena, mis oskab seda juhtida. Ja telefonidest rääkides veel, Xiaomi'l on 12T ja 12T Pro, mis on naljakas, sest et Pro on 100 eurot kallim, aga on päris palju paremate andmetega. Ja veel naljakam on see, et kui sa ostad, või naljakam või kasulikum on see, et kui sa ostad selle uue Xiaomi 12T seeria telefoni, siis praegu veel kuu lõpuni saad Airfryeri kaasa kinnituseks, mis on nagu kummaldi Airfryeri. Just. Ta ostad telefoni ja saad ka söögitegemise vahendeli. Kui nokid ja näpid vaata telefoni, sul pole aega süüa teha, siis mingi asi vähemalt teeb süüa, siis sa pead tähelepanu pöörama sellele. Aga iseenesest see 12T Pro on nagu iseenesest 256 mäluga, suure mäluga telefon, meil on 120 Hz ekraan ja 200 megapiksline kaamera ja kõige ägedam on minu arust see, et tal on 5000 mAh aku, mis on 120 wattise laadimisega, nii et viskab seal jube kiiresti täis, eks ole. Ja kogu see asi maksab 800 eurot, et tegelikult see hind on nagu see, mis siin väärib tähelepanu. Ja kõigi väga sarnaste andmetega on siis 100 eurot odavam tavaline Mi 12T, Xiaomi 12T, millel on natuke lahjem protsessor, natukene tagasihoidlikum kaamera, aga sama kiire laadimine, sama suur aku, samasugune 120 Hz ekraan. Tegelikult nagu, kui me vaatame nagu seda tipptelefonide hinnaklassi, siis see ikkagi on nagu tähelepanu väärt, sest et need hinnad on nagu päris head arvestades, mida selline saab. Ja lõpuks võib-olla mõned kõrvaklapid ka, et JBL-il on tegelikult terve sari uusi Quantum seeria mänguriklappe müügil ja Quantum 910 on minu arust nagu selline eriti äge just sellepärast, et kui eelmisel mudelil oli olemas, siis samamoodi mürasummutus, Bluetooth ja siis see standard pulgaga 2,4 GHz-ine heli, siis sellel on näiteks heli on paremaks tehtud. Teiseks on see, et see USB pulk on nüüd USB-C pesaga, ehk siis saad selle panna Nintendo Switchi külge ja muude selliste väiksemate telefoni külge, eks ole, et sa saad ka nagu seda kadudeta ja ilma läägita heli ka telefonist või Switchist lasta omale juhtme vabalt kõrvaklappidesse, et väga äge komplekt mänguriklappe. Ja viimaseks asjaks on suur JBL-i Boombox 3, mis on siis tuntud JBL-i juhtmevaba kõlar, mida väga paljud ostavad just suveks kuskile metsapeo tegemiseks või ka, ja muul ajal on ta siis kodus kuskil lastetoas või ka miks mitte elutoas selliseks muusikeskuse asenduseks, et sellest on nüüd 3. versioon, millel kui mu mälu mind ei peta, siis on suurem aku kui eelmisel ja lisaks 24 tundi mängib siis järjest, eks ole, selle akuga. Ja natukene muidugi nagu ikka uutele mudelitel on heli paremaks läinud. Ja, Bluetoothi standard muutus. Jah, just, et nüüd on see, et ta toetab seda Bluetooth 5.3, eks ole, mis on tegelikult teeb selle ühenduse stabiilsemaks ja võib-olla isegi ka natukene paremaks heli poolest, kuigi see vahe ei ole väga suur. Aga võib-olla sellega tõmbamegi seekordse saate kokku, et mina tänan Indrek Tevelit ja meenutan siinkohal, et kui te tahate meile teadada, millest me võiksime rääkida või küsida küsimusi, millele me võiksime vastata, siis palun kirjutage meile, meie meiliaadress on saade@euronics.ee või kirjutage oma küsimused ja soovid meie Facebooki ja Instagrami postituste alla, me loeme need läbi ja teeme seda saadet vastavalt teie soovile. Meie täname kuulamast. Kena päeva.